Tere väikesed sõbrad! Rõõm, et te mulle täna jälle külla tulite. Ma teen oma hommiku teist kohvi praegu. Ja mõtlesin, et mis võiks olla toredam alustada ühte hommikut koos teiega. Ja lugeda täna jälle üks vahva muinasjutt. Mis ma siis olen välja valinud? Vaatasin oma raamaturiiulis ringi. Ja mulle jäi seekord näppu Itaalia muinasjutte. Itaalia muinasjutte. Kes teist on Itaalias käinud? Itaaliat me teame kaardi pealt selle järgi, et Itaalia on saapakujuline. Väga lihtne meelde jätta, on ja? No vot. Aga mis lugu siis Itaalia muinasjuttudest teie jaoks täna mul välja on valitud? Selline lugu, mis kannab pealkirja Raha eest saab kõike. Hakkame siis otsast minema. Elas kord pururikas noor aadlimees. Ühel päeval tuli tal tahtmine otse kuningalossi vastu palju ilusam loss ehitada. Kui loss valmis sai, laskis ta selle esiküljele maalida Raha eest saab kõike. Kuningas tuli oma lossist välja ja nägi maalingut. Otse kohe laskis ta aadlimehe enda juurde kutsuda, sest too oli linnas juustulnuk ega olnud veel õukonnas viibinud. Tubli, ütles ta aadlimehele. Sa oled endale imeilusa lossi ehitanud. Minu loss on selle kõrval vilets hurtsik. Aga ütle, miks sa lasid kirjutada, et raha eest saab kõike? Aadlimees taipas, et ta on vist läinud liiale. Majesteet, ütles ta. Kui see teile ei meeldi, lasen selle otse kohe maha kustutada. Ei, seda pole vaja. Tahtsin ainult teada, mida sa sellega mõtled. Kas sa tõesti arvad, et võid lasta mind raha eest näiteks ära tappa? Aadlimees mõistis, et asjad võtavad halva pöörde. Oh, majesteet, andke mulle andeks. Lasen need sõnad kohe maha kustutada ja kui mu loss teile ei meeldi, võin lasta sellegi rusuhunnikuks muuta. Ei ole vaja, jäägu kõik nii, nagu on. Aga sa pead mulle tõestama, et raha eest saab kõike. Annan sulle 3 päeva aega. Selle aja jooksul pead sa püüdma minu tütrega rääkida. Kui see sul õnnestub, on kõik korras ja ma annan ta sulle isegi naiseks. Kui ei õnnestu, lasen su peajagu lühemaks teha. Kas oleme kokku leppinud? Aadlimees muutus kurvaks. Ei ta tahtnud enam süüa, juua ega magada. Ainult mõtles kogu päeva ja öö, kuidas oma nahka päästa. Et tal midagi pähe ei tulnud, otsustas ta teisel päeval testamendi teha. Tal polnud enam mitte mingisugust lootust. Kuningatütar oli ju suletud kindlusesse, kus teda valvas 100 valvurit. Siis aga tuli noormest vaatama tema amm, vana hea naine, kes teda lapsena oli imetanud ja keda noormees veel nüüdki oma teenistuses pidas. Noormehe õnnetut nägu nähes küsis amm kohe, mis tal viga on. Kurvalt rääkis noormees talle kogu oma loo ära. Ja amm ütles, ja nii lihtsa asja pärast tahad sa surra. Ära aja naerma, küll ma midagi välja mõtlen. Jooksis siis amm linna kõige kuulsama kullassepa juurde ja tellis talt inimese suuruse, aga seest tühja hõbedast pardi, mis on võimeline tegema oma noka lahti ja ka kinni panema. Homme hommikuks peab part valmis olema, ütles amm kullassepale. Homme hommikuks, te olete hulluks läinud, hüüatas kullassepp. Homme hommikuks jah, ütles amm ja tõmbas välja koti kuldrahadega. Mõelge hästi järele, see on ainult käsiraha. Homme saate ülejäänu. Kullassepp ajas üllatusest silmad pärani. Siis on teine asi, ütles ta. Eks ma katsu teha. Vaatame korraks siia. Vaata,
vana amm on siin ja sellise suure hõbedase pardi tahtis amm lasta kullasepal teha. Ja mis siis edasi sai? Järgmiseks hommikuks oli imeilus part valmis. Nüüd ütles amm noormehele: võta viiul, roni pardi sisse, kui oleme tänaval, hakkad sina mängima. Nad läksid mööda linna ringi rändama. Amm vedas paela otsas hõbeparti, noormees mängis selle sees viiulit. Inimesed vahtisid suu ammuli. Kõik tahtsid imeelukat näha. Kuuldused sellest aga kandusid ka kuningalossi, kus loomulikult oli siis kuningatütar ennast sulgenud. Kui kuningatütar kuulis sellest pardist, siis ta palus isalt luba seda etendust vaatama minna. Kuningas aga ütles: homme saab see hooplejast aadlimees oma aja täis ja sa võid tulla välja parti vaatama. Aga kuningatütar oli kuulnud, et homme läheb vanake pardiga linnast hoopiski minema. Mangus, mis ta mangus, lõpuks kuningas lubas pardi kindlusesse tuua oma tütrele näha. Just seda oli amm oodanudki. Kui kuningatütar hõbepardiga üksi oli jäänud ja parajasti selle nokast väljuvat imeilusat muusikat kuulas, läks part äkki lahti ja sealt hüppas välja noormees. Ärge kartke, ütles ta. Ma olen aadlimees, kes pidi teiega rääkima või muidu laseb teie isa mind homme hommikul peajagu lügemaks teha. Aga te võite ju talle öelda, et oletegi minuga nüüd rääkinud ja saate mind sel moel päästa. Järgmisel hommikul laskis kuningas aadlimehe enda juurde kutsuda. Noh, kas sul oli rahast mingit kasu, et minu tütrega rääkida? Oli küll, majesteet, vastas noormees. Kuidas? Kas sa tahad öelda, et sul õnnestus temaga rääkida? Aga küsige oma tütrelt ise. Nüüd jutustas kuningatütar, kuidas noormees oli olnud hõbepardi sees, mille kuningas ise oli lasknud kindlusesse viia. Selle peale võttis kuningas peast oma krooni, pani selle aadlimehele pähe ja sõnas järgmist. Ma näen, et sa ei ole rikas vaid, aga sa oled nutikas. Annan sulle oma tütre naiseks, saage õnnelikuks. Vot selline lugu. Vaatame korraks seda ka. Selline kuningas siis siin. Ja see, kes kummardab, ongi aadlimees. Ja sealt taga on tütar, kes siis rääkis oma isale, kuidas nutikas aadlimees oli hõbeda pardi sees tulnud lossi ja saanud niimoodi võimaluse oma tütrega rääkida. Vot, nii et sul võib olla küll raha, aga raha eest kõike ei saa, sa pead olema ka natukene nutikas. Väga vahva lugu, mulle väga meeldis. Toredad joonistused ka. Mis siis teie arvate? Mida raha eest veel selles elus ei saa? Neid asju on tegelikult päris palju. Ja kui te nüüd mõtlete selle üle natuke, siis te võite kodus oma vanematega ju arutleda sellel teemal, et mis on need asjad meie elus, mida me raha eest kindlasti osta ei saa. Mõelge, rääkige oma vanematega. Ja nüüd mul on teile üks palve. Nii palju, kui te mind praegu sealt helesinise ekraani pealt vaatasite, siis nii palju minge olge ka väljas. Minge mänguväljakule, täna sajab jälle imelist lund, minge välja suusatama. Võtke õed-vennad kaasa ja nautige õues olemist. Päev on veel pikk ja ilus. Näeme järgmisel nädalal. Tšau!